Tervist! Räägime rahast. Oled sa mõelnud sellele, kui palju saab sul olema raha siis, kui juuksed on halliks läinud? Kui hakkad selle peale mõtlema juba täna, siis tulevikus on sul piisavalt raha, et mitte muretseda hallide juuste pärast. Kõige lihtsam ja maksuefektiivsem on koguda teise samba abil. Iga sinu 2 euro eest paneb riik veel omakorda juurde 4 eurot sotsiaalmaksu pealt ja kokku, voilà, 6 euri, pluss siis maast leitud tootlus. Lihtne näide. Lähed tööle, loodetavasti saad palka, teed pensioniavalduse, millega valid, kuhu sinu igakuised maksed suunduma hakkavad. Arvestades, et oled noor inimene, vali aktsiariskiga fond. Keskmise palga juures 10 aastaga koguneb sul vähemalt 10 000 eurot. Pluss siis tootlus ja liitintress ka veel juurde. Kuidas oleks veel ühe lihtsa no-brainer investeerimisvõimalusega? 3. sammas. Kõige mugavam ja paindlikum investeerimisvõimalus üldse, mida muide toetab jällegi ka riik. 3. samba suurim trump on tulumaksu tagastus summadelt, mis ei ületa 15% sinu iga-aastasest brutosissetulekust või 6000 eurot. Kui loobuda 3-eurose kohvitopsi igapäevasest kaasaostmisest, jääb sul kuus alles circa 90 eurot. Kui see suunata 3. sambasse, siis 10 aastaga koguneb sul vähemalt 10 000 eurot. Pluss siis tootlus ja liitintress ja muud jutud. Ja kui näed, et oled kogumisega eriti usin ja suudad panna kõrvale veelgi suuremaid summasid, siis tere tulemast LHV abil investeerimismaailma.